Sügis hakkab näitama oma vihmast poolt. Puud on kollased, punased, sekka mõni roheline. Niinimetatud nõukogude ajal tähistati üht väga olulist tähtpäeva ja seda oktoobrikuu esimesel nädalavahetusel. See päev oli õpetajate päev. On traditsioone, mis juurduvad, on traditsioone, mis võimuvahetusega, riigikorraga ära kaovad. Kahju, et ametlikult ei tähistata õpetajate päeva veel praegu. Meie aga oleme selleks valmis. Meie, see tähendab Koeru keskkool. On varajane hommikutund ja vaatame meie uut silti. Koeru kool, alg- ja põhikool, gümnaasium. See silt on ilmunud meie kooli ukse kohale alles hiljuti. Kool on vaikne, sest kell on varajane. Kes sa meie kooli ei tunne, tule minuga kaasa. Administraatori laud, teadete stend, teine korrus, otse kabinet, direktori kabinet. Selline näeb välja teine korrus. Meil on ilus kool. Jätkame teekonda. Kolmas korrus. Kool on vaikne. Meil ei ole kooli suuremad üritused, me teeme spordisaalis. Väiksemate ürituste tarbeks on meil niinimetatud foyer. Lilled. Meie spordisaal. Harjumatult vaikne on. Ruum, kus siis toimuvad kehalise kasvatuse tunnid, võistlused ja kooliüritused.
Esimene õpilane täna. Õpetajana linnas. Jaa, hakkavad küll see. Lehekülg 13. Nii, sinna ootavad tunnikella. Mooramälle tikkikiia. Tunnilla ja jätkame matka. Tammal paistab õppelajuhataja kabinetti. Nii, ja siin me oleme õppelajuhataja kabinetis. Õpetaja Toomas Aam. See on tabatud. Õppelajuhataja Kersti Verre. Jaa, siin. Oi. Meil on nad häbelikud. Mingid lähetuseid on ju näha teile. Heidame pilgu peale. Õpetaja Verre. Kantselei. Lähme ostame käsi. Nii, meie direktor Jüri Olde ja vaatame, kuidas näeb välja tema kabinet. On siin tagumine. Direktori Jüri Olde kabinet. Tema laud, tema tool, matemaatikaklass ja siin peaks olema õpetaja Siret Pärtel. Vaatame. Siin ta meil on. Ja vaatame siis, kuidas see klass välja näeb. Vaatame, kes siin on. Abituurium. Matemaatikaklass, õpetaja. Kell 11 millal? Tiipidi ja Kell 11 vaatame klassi. Mis kell? Kell 24, jah? Selline näeb välja meil matemaatikakabinet. Ja nüüd on 4 lauset vaja lõpetada. Aivo, palun. Ööpäeva madalam temperatuur oli -6 kraadi. 2 hilinejat abiturienti. Vaikus. Ajalugu vajab süvenemist. Meie 10. klass. Meie kooli sekretär Ilme Nurm. Ikka lille, palju lilli. Ilme. Mina ei vaatasin. Me oleme saksa keele kabinetis. Nii. USA klass. See on saksa keele tunnitan, aga praegu on siin eesti keele tund ja tundi annab klasside õpetaja Vilme Haan. Oleme
keelekabinetis. Tunneme koolis vene keele kabinetina. Praegu aga kostub inglise keel. Tunnis on USB. Pia. Ja siin. Merike Vari, vene keele õpetaja ja inglise keel. Oleme järjekordses keelte kabinetis. Siin õppivad lapsed vene keelt. Tunnis on 8 õpetajaks Maie Murakas. Oleme bioloogia, geograafia kabinetis. Tunnis on 7 ja tundi annab Malve Mõõru. Oleme füüsika ja keemia kabinetis. Ja tunnis on, kui ma eksin, siis 8B, jah? Vaatame. Paistab, et esimesed tunnid keemias õpetaja Maie Soomre. Eesti keele kabinet. Bravuuritsema, janutsema. Aga kuidas öeldakse siis, kui mul on janu? Janutab. Tähendab, ajab janule, siis on janutab. Nii et janutama. Ja janu nema millegi järele. Nii, tunnis on. Nii, võtke veel edasi 2 tükki. Tunnis on 11. Kas on veel? Nii. Jah. Koerust pärit luuletaja Kalju Lepik, kelle 75. Ja see on kinkima, eks on näete, siin on nulltuletus. See ei ole suffikstuletus. Kinkima on nulltuletus, sest me ei lisa siia mingit viidet, aga kas on võimalik ka suffikstuletist? Kingitama ei saa. Kingitsema ei saa. Nii, palun veel. Aga nüüd siin on näitlikustama. Õpetaja Reetta Aula. Edasi, Sigrid. Meie kooli teine eesti keele kabinet. Siin töötab õpetaja Last. Praegu on siin tunnis paistab 9. klass. Ja tund on matemaatika. Matemaatikatund ja tundi annab õppelajuhataja
isapõllul töö, et teotööl. Tunnisem. Sest mu isapõllul töö tegemine oligi teotöö. 5. Nüüd klass. tuleb teie osa. Õpetajaks. Õpetaja Ehan Kuusk. Palun. Maarja. Meie kooli söökla. Meie koolipark. Taamal vana Aruküla mõisahoone, milles õpivad algklasside õpilased. Meie kooli staadion. Pikapäevarühmaruum. Ja mis tore, soojad ahjud. Oleme siis teises majas, 3. klass. Ja klassijuhataja on teil kes? Mis on teie klassijuhataja nimi? Anneli Eesmaa. Nende teadete tahvel. Ja siin nad on kõik valmis ja poseerimas. Ja ikka see mõnus soe oli. Mõisamaja, algkooli, õpetajate. Ei ole see õpetajate. Kõrged laed. Oleme 4. B-klassis. Lapsi praegu ei ole. Lapsed on pealise kasvatuse tunnis. Mõni haige poiss on ka siin. Neile klass alustab oma tundi. Siin nad on. Ja õpetaja Ehan Kuusk. Teine klass. Siin on küll üks vahepeal. Väikeste tähtedega. Ja õpetaja. Edasi, mis on teine sõna? Loeb. Kasemets. Mis on trükitud? Kristi. Kare. Nii, muudame nüüd selle sõna. Missuguse me siis saame? Diana. Aga pane, loe sõna ka. Ei ole. Triin. Käre. Ja see käre
Nii, me oleme siis nüüd mis klass me oleme siis nüüd? 3. juba, näete, kui aeg läheb. Ja õpetaja, see on teie klassijuhataja. Ilme, Anja. Nii teeke oma tööd edasi. Võtame järgmisest talupojal talvel magada on mahti. Sihtari tohvlit maha. Kooli raamatukogus. Kottidega kingade poolest naistele ja nüüd ka vastuüli, mis Eestis võib-olla enne tõutud ei ole, mis see meie teema on. Ja Maldalast. Meie raamatukogu juhataja Ülle Salumäe. Õpetaja. Ilme Tulu. Filmil ka meie autoõpetajat Raudseppa, Mait Raudsepp. No, auto käima. Pane kinni, siis kava. Nii. No lähe. Ja ta lähe. Õpetaja Priidu Künnat. Abituurni juhataja. Kest filmida. Meie kooli kõige pikem mees. Direktor Jüri Olde. Kasvataja. Õpetaja Anne Mukk. Oma kasvandikega. Kooli joonistusõpetaja Merike Ilves, kehaline kasvatus Toomas Aan, selja taga poisted õpetusõpetaja Tõnu Prauk, meie õpetajate tuba tänavad sealt me võtame ka Kaadris on tütarlaste väliskasvatusõpetaja Heli Kelder ja tööõpetusõpetaja Piret Eeslas käigukoolis direktori kabinetis laua taga Jüri Olde. Ja siin on meie algklassid õpetaja, staažikas töötaja Maimu Pihlak. Ütle ka midagi. Tore on õpetaja. Ise ma seda täna hommikul küll ei kuulnud, et kuulutati välja ametlikult õpetajate päev. See jutt, millega katsett hakkab, on praeguseks õppenõudu korraks juba 3 päeva vana. Algamas on õppenõukogu ja enamus õpetajad on juba. See on täna 5. oktoobril rahvusvahelised õpetajate päev. Tere hommikust, armsad kolleegid! 6. oktoober, kell on 8:30. Meil on õpetajate päev. Õpetajate taas toimub üleüldine valmistumine õppetööks. Kõik on sujunud siiamaani plaanipäraselt ja me loodame tõsiselt, et kõik läheb väga hästi. Juhatus oli juba hommikul kell 8 kohal. Nagu ma ütlesin, pole mingeid probleeme olnud. Sünnitab 3 korda elab. See täielik. Õpetaja Priidu, vastake mulle, kas lapsed on head? Tublid?
asendab Klaarika. Õpetaja Murakas on usinasti töö kallal. Perv Murakas. Kõik on koos. Hoonesse, mis tegutseb vana kooli. Mida tuntakse tänasel päeval Võõru mõisahoone all ja kus toimuvad algkoolide klasside tunnid. See on siis siin nüüd suurim saal, mis siin majas on. Rohkem nagu ei oskagi öelda praegu. Siseneme klassiruumi, teise klassi ruumi, klassijuhataja Eevi Kasunets. B-klassis, mille õpetajaks on Anneli Eesmaa. Need on tema õpilased. Klassis, mille klassijuhatajaks on Vilme Aan. Need siin on tema õpilased. Puhkides läbi Sambla ja lehtede. Me jõudnud 4. A-klassi, kus tundi annab Eha Kuusk. Klass on vaikne. Töökad õpilased. Kus tundi annab nende lemmikõpetaja Maimu Pihlak. Nii, see on vana maja õpetajate tuba. Kell on 7 minuti pärast 11. Siin on õpetajatele pesa. Kus kõik on hästi läinud? Direktorgi ootab siin oma järge. Varsti toimub vanas koolimajas mõne minuti pärast suur üritus. Põhimõtteliselt on see pühendatud õpetajatele. Erki mulle. Kuna täna on selline päev, kus põhimõtteliselt on meil võimalik igasugust rolli ja kontserte pühendada õpetajatele, siis meil on välja mõeldud selline asi, nagu on seda laulmine algklassidele või siis põhikooli alamale astmele. Täna pühendame siis laulu õigetele õpetajatele ja mida me laulame? Kumbla rahvad kuultselal! Laulame parem Põdra maja. Mina olen Koitse Looni. Paari lasteas sõime tõmmata. Mina ka.
võime me hakata laulma. Või alustame, kes on hääled, kes võtavad üle? Nii, need tulge ette siia, palun minu. 2, 3. Saksa keele õpetaja, keda asendab Marit. On head.